Tead seda tunnet, kui keegi koputab uksele ja mõtled, kas avada või teeselda, et mind ei ole kodus. Aprillis viib ukse taga olla vabatahtlik South Westerni tudeng, kes aitab koguda raha SOS Lastekülale. Tere, Märke. Jaa, Tõnis, sina. Sa tulid jälle neid tolmuimejaid pakkuma või? Mul on juba 2 tükki. Wow. Ei tulnud tolmuimejaid pakkuma. Tulin rääkima SOS Lasteküla kevadkoputusest. Me käime aprillis kodukselt koduksele ja räägime, kuidas saab lapsi toetada. Ehk siis päris inimesed, mitte robotid. Päris inimesed, mitte robotid. Nii nagu iga kodu vajavad ka need kodud remonti ja hooldust. Tegemist on vältimatute töödega, et tagada lastele turvaline, soe ja mõnus elukeskkond. Muidugi, siis küll jah. Helena, ma tulin rääkima SOS Lasteküla. Kust ma tean, et see mingi petis ei ole? Väga hea küsimus, Helena. Sellepärast, et SOS Lasteküla esindajatel on alati tunnusmärgid. Nad tutvustavad ennast, räägivad, mille jaoks raha kogutakse ja lisaks on kõigile ka kaelakaardid. Seekord on eesmärgiks koguda 100 000 eurot, et viia läbi hädavajalikud renoveerimistööd kodudes üle kogu Eesti. Mul on praegu ainult mõned mündid, ma ei tea, kas... Iga panus loeb, Helena. Tere, Ülle. Mis on? See silti ei näe või? Ma õpin teksti praegu. Ma tulin rääkima, mille jaoks sel korral kevadkoputusele annetusi kogutakse. Annetus? Hakkadki mul siin ukse taga käima või? Ei, tegu täiesti ühekordse annetusega. SOS Lastekülal on üle Eesti 44 kodu, kus elavad 168 vanemlikku hooleta last. Need ei ole majad, vaid need on päris kodud, kus lapsed tunnevad turvatunnet ja kodusoojust. Aprillis võime koputada ka sinu uksele, et rääkida, kuidas sina saad aidata luua turvalisema kodu vanemlikku hooleta lastele.